Tere, mina olen Kerli Ilves. Minu tänane vestluskaaslane on Elle Rosenberg. Tema kanda on väga haruldaselt pikk ametinimetus. Nii et Elle on Toronto Eesti Seltsi täienduskoolide lastevanemate koolikomitee esimees. Tere, Elle! Tere! Sellise toreda pika ametinimetuse taga kindlasti on palju põnevat. Nii et minu esimene küsimus olekski see, et kuidas sina oled kooliga seotud ja kaua sa oled juba kooliga seotud? Enne mind oli esimees Hans Lupp üsna kaua. Ma loodan, et ma nii kaua ei ole kui tema. Aga alates 96. aasta sügisest olen esimees olnud, nii et liigagi pikk aeg. Jah, sul on veel, ma ei tea, kaua Ants oli tööl, aga sul on ilmselt veel pikk... Ma arvan, et ta oli mingi 40 aastat või nii. Okay. Aga mis on sinu peamised ülesanded oma töös? Mida oled teinud? Jah, koolikomitee valdkonda on peamiselt koolimajandus. Juhatajate saamine ja siis nende valdkonda jääb õpetajate otsimine, et kohtade nagu täitmiseks. Nii et me korraldame need aktused ja teeme tagapõhjas igasuguseid asju, et õpetajatele nagu abiks olla. Aga millised on kõige keerulisemad probleemid, mida sa oled pidanud oma töös lahendama? No mõnikord on olnud nii, et ei leia juhatajat, aga üldiselt oleme leidnud, oleme oma ridadest õpetajaid saanud ja nendest on saanud tublid juhatajad. Aga praegugi on see majandusküsimus see kõige suurem. Arvud on langenud, laste arvud, ja me ei julge neid õppemakse tõsta liiga kõrgeks, sest härra Lupp tegi mulle selgeks, et kool on vabatahtlik, et me ei saa sundida, et pered toovad oma lapsi, et lapsed ise tuleksid ja et majanduslik põhjus ei tohiks olla põhjuseks mitte tulla kooli, et see peab olema küllaltki soodne, et igaüks saaks tulla. Nii et sellepärast me loodame toetuste peale ja siis kapitaliabi peale, et me ei pea neid osavõtumaksusid tõstma liiga palju. Aga milline on siis praegu Eesti kooli hetkeseis? Palju on õpilasi, palju on klasse, kuna klassid koos käivad? Esmaspäeva õhtuti on keskkool, 3 klassi ja gümnaasium ja 2 tasemel ka, mida nimetame need keelekümbluse klassid või ESTO klassid. Nii et siis on 5 klasse, aga klassi kogumikke on täna vast 4, sest me panime 2 klassi kokku. Algkoolis on 6 algkooliklassi ja jälle 2 keelekümbluse klassi ja siis on ka täiskasvanute klassid toimuvad ka teisipäeval. Nii et jälle oleneb arvudest, me hakkame neid klassisi liituma, teeme liitklasse rohkem ja rohkem. Mida täpsemalt see kümblusklass tähendab? Kümblus on immersion, inglise keeles immersion, keelekümblus, et lapsed õpivad keelt, nagu ma ei oska ütelda eesti keeles teisiti, et see oli eesti keele sõna, keelekümblus, et lihtsalt selle keskkonnas õpid keelt, eks ju, tegutsedes, ütleme, ja teistega koos. Nii et... Kelle, kas oled ka ise olnud Eesti kooli õpilane? Kunagi ammu, aga mitte Torontos. Sündisin, kasvasin St. Catherinesis. Ja seal oli meil üks vana proua Täht, kes oli meie õpetaja ja käisin vist 4. klassi lõpuni ja siis seda enam ei toimunud. Nii et Toronto Eesti koolis küll ei ole käinud. Siis rääkisid natuke sellest nii-öelda tulevikust, Eesti kooli tulevikust, et ma olen kuulnud, et aktiivsemad lapsevanemad on moodustanud töörühma, et sisse viia uuendusi. Mida soovitakse teha, mida nad on ette pannud, kuidas need sinu arvates
toimuma saaksid? Meil on üks väga tubli lapsevanem Martin Pede, kes on ka majanduse inimene. Tema veetis 2 nädalavahetust suure pika analüüsi töö peal ja ta on seda ette kandnud neid lastevanematele esmaspäeva õhtuti ja ka teisipäeva õhtuti ja mis on veel tegemata ja toimub järgmisel nädalal, täpselt nädala pärast on sedasama ettekannet õpetajatele. Nii et vara on veel rääkida täpselt, mis muudatused toimuvad, aga see analüüs näitas päris selgelt, et on suured puudujäägid ette näha, kui me ei võta nüüd suuremaid nagu muudatused ette praegu, et me peame samme võtma. Nii et jälle on see laste arvu küsimuse artikkel, mis ma kirjutasin Lähte sügisel, oli, et tooge oma lapsed Eesti kooli, et kui oleks rohkem lapsi, siis oleks kõik probleemid ka ära kadunud, aga oletame, et me peame just neid liitklassi rohkem tegema, et väiksemate arvudega klassid kokku panema ja kõige suurem kulu on ikka õpetajate hüvitused ja me ei kutsu neid palgad, et need on ikka hüvitused. Aga et see on kõige suurem kulu ja et siis sellega saame kokku hoida. Ja teine idee ja suurem muudatus isegi on 2 kooli kokku panna ühe õhtu peale. Et siis on jälle kokku hoida just, meil ei ole inimesi vähem vaja, peaaegu kõik samad õpetajad on ikka rakendatud. Et nemad jagunevad siis õpilaste vahel? Peaaegu kõik ära, mitte just kõik, aga peaaegu kõik, nii et kui on iga aasta ka 1 või 2 nagu lõpetavad, ei tule tagasi, siis me ei pea nii just koondama inimesi või nagu, et see ühe õhtu peale panemine juba teeb selle ära. Aga kas klassiruum ja sellist tegevuspinda ka jagub? Noh, jälle me kartsime, et ei oleks. Aga koolide juhatajatega Silvi Värder keskkoolis ja Liisa Sootsiga algkoolis pidasime omavahelise koosoleku, kus me just võtsime kõik need klassiruumid, kõik need võimalikud toad ja paigad Eesti majas. Ja kui neid kõiki kasutusele panna, Kalevi tuba ja Torni tuba ja niisugused kohad, mis ei ole praegu klassiruumid, aga kui me saaksime neid kõiki kasutada klassiruumideks, siis see annaks teha. Raha teemat me enne juba natukene puudutasime. Raha, alati on see selline väga kriitiline küsimus, et kuidas on praegu Eesti kooli nii-öelda rahaline olukord? No eelmisel aastal oli puudujääk isegi 20 000 lähedal. Nii et sellega nii ei saa elada. Meil väike tagavara on tänu mõne pärandusele, mis on ootamatult tulnud ja meid nagu ka päästnud, kui need numbrid langesid nii palju. Aga nii muidugi ei saa edasi. Nii et ma loodan, et kui me tulu toovad üritused, mida tänavu aasta kavatseme, näiteks see kalender, mida paljud on ostnud, eks ju, et sellega Ellen Valteri eesvedamisel ja Markus Kolga kujundamisel saime raha teenida, eks ju. Ja kevadel on veel garaažimik tulemas ja kooli näiden, nii et need on kõik tulutoovad üritused. Nii et olete rohkem püüdnudki selle lisafinantseerimise jaoks leida erinevaid tegemusi, et siis kool saaks, õpilased saaks kaasa lüüa, et see oleks kõik seotud. Ja annetusi, toetusi on ka tulnud selle kirja peale või selle artikli peale, mida ma sügisel kirjutasin. Nii et tänu kõigi nende vanematele ja lastevanematele, vanavanematele ja üldse Eesti ühiskonnale ja kogukonnale, kes on pidanud kooli tähtsaks ja kooli toetanud, nii et me täname kõigi nende annetuste eest ja ma arvan, et see leevendab selle aasta puudujäägi vähemalt poole, võib-olla 3/4, võib-olla kõik. Nii et peab lootma, et see aasta läheb ikka paremini. Ja, no kindlasti läheb paremini, nii et siis on järgmine samm sügise poole vaadata, et mis need muudatused saavad olema, et me peame ikka bilanssis olema. Nüüd natuke tulevikku vaatame, siis milline võiks olla Eesti kooli tulevik?
ma arvan, väga hea osa selle analüüsist, mida Martin Pede tegi, oli vähemalt 5 aastat ette, kasutades arvud, mida saime ka lasteaias teada, kes on seal praegu olemas, et siis on meie laste arv stabiilne vähemalt 5 aastat, kui kõik tulevad ikka edasi lasteaiast. Ja. Nii et lasteaiast on palju pealekasvu olemas? Tundub, et on. Jah, see oli väga positiivne ja väga optimistlik tegelikult, kui me neid nägime, et kõik kartsime kõige hullemat, eks ju, et mõne aasta pärast ei olegi enam olemas, aga ei, see vähemalt need arvud, kui need kõik tulevad ilusti edasi lasteaiast täienduskooli, siis ei ole see probleem väga hull, et lihtsalt on see majanduskülg selle juures, et arvud jäävad stabiilseks, aga siis see majandus peab. Mis on peamised põhjused üldse, et lapsed siis lasteaeda läheksid või tuleksid Eesti kooli klassidesse? No, kumb on esimeses kohas, kumb on teises kohas, muidugi keele õppimine, aga ma ütleks, et sõpruse sidemed oleks võib-olla kõige tähtsam ja muidugi esialgu lapsed ise ei tule, need mudilased tulevad lastevanematega koos. Nii et lastevanematel on omal kindlasti tore seltskond, eks ju, juba lasteaias tegutsedes koos ja siis, kui täienduskooli edasi tulla, no siis on vähem mängimist, on ikka päris kooli moodi, oleme püüdnud seda klassisüsteemi pidada ja tänu nende klassisüsteemidele ma arvan, et kool ongi nii kaua püsinud, sest kui vanasti saime Toronto koolivalitsuse käest toetusi, siis meid alati võrreldi selle nende koolidega, mis olid Kanada koolides peale koolitunde. Kas need Hiina koolid või itaalia keeleklassid või mis iganes ja need nagu kõik hajusid ära, neil ei olnud klassisüsteemi. Tulid, läksid, ei olnud mingit nagu järgu, et tuled ja teed läbi, eks ju, et siis lapsed käisid 2-3 aastat ja lõpetasid ja alati peeti Eesti kooli kuskil kõrgel taevas, et me oleme suutnud seda nagu koolina ja klasside süsteemi veel kuidagi üleval pidada. Mul on üks lisaküsimus, et ma sellest Kanada koolisüsteemist väga palju tea, aga ma olen kuulnud, inimesed on rääkinud, et võib-olla selline süsteem motiveeriks noori isegi rohkem käia, kui neile antaks siis selle nii-öelda kooli lõputunnistusega mingid punktid, mida võib-olla ülikooli astudes või keskkooli lõpetades siis kuidagi akrediteeritakse. Et kuidas selle küsimusega on? Seda vähemalt härra Martin alati tegi, kui oli kellegi õpilasel just seda vaja millegi põhjusel keskkooli neid punkte saada, siis me andsime välja niisuguse diplomi nad lõpetamisel saavad niikuinii, aga siis oli niisugune veel lisatõend, et oli nii palju tundi keeleõpet läbi tehtud. Ja seda minu arust on vastu võetud nii ülikooli sisseastumiste jaoks. Nii et seda on tehtud ja me ei ole igale ühele ametlikult seda andnud, aga kellel on vaja olnud ja kes on küsinud, me oleme neile sellise kirja teinud. Väga kena. Jaa. Sinuga väga tore olnud vestelda, aga meie aeg hakkab nüüd otsa saama, et äkki sa soovid veel midagi öelda või midagi soovida, et unistused täide läheks? Ma tänan alati kõiki, meie õpetajad on nii tublid ja lastevanemad on tublid ja me püüame neid üritusi nüüd kevadel läbi viia ja loodame, et kõik ikka löövad käed külge ja löövad kaasa, tulevad ja aitavad ja ma arvan, et see ongi minu lõppsõnad, et tänan kõiki, kes on kooliga seotud kunagi olnud ja aitäh Hellele ja palju jõudu ja palju toredaid uusi õpilasi. Aitäh.